loen 3 kirja kohta. Kõige esiteks Rooma kiri 9. peatükk, esimene 3 salmi. Ma räägin tõtt Kristuses, mina ei valeta mitte, nõnda et ka minu südametunnistus seda mulle tunnistab Püha Vaimu läbi, et mul suur kurbus ja lõppemata valu on minu südames, sest ma ise sooviksin ära kaotadavaks saada Kristuse käest oma vendade pärast, kes mu sugulased on liha poolest. Esimese Korintuse kiri, samuti 9. peatükk, salmist 19 edasi. Sest ehk mina küll kõigist lahti olen ma ometi kõikide sulaseks heitnud, et ma enam inimesi võiksin kasuks saada. Mina olen juudarahval otse kui juudameheks saanud, et ma juudarahva kasuks saaksin. Neile, kes käsu all on, olen ma saanud kui need, kes käsu all on, et ma neid, kes käsu all on, kasuks saaksin. Neile, kes käsuta on, olen ma saanud kui see, kes käsuta on, ehk ma küll käsuta Jumalale ei ole, vaid Kristuse käsu sees, et ma neid, kes käsuta on, kasuks saaksin. Nõtradele olen ma otse kui nõdraks saanud, et ma nõdrak kasuks saaksin. Ma olen kõigile kõigeks saanud, et ma kõiki pidi mõningat õndsaks teeksin. Esimese Timoteuse kirja 2. peatüki 1. ja 4. salm veel. Seepärast manitsen mina kõige esite, et peab tehtama palumisi, palveid ja palumisi teiste eest ja tänamisi kõikide inimeste eest. Kes tahab, et kõik inimesed peavad õndsaks saama ja tõe tundmisele tulema. Aamen. Minu osaks on rääkida ärkamiste hinnast. See pealkiri on palju tõotav ja selle alusel võiks nagu lahendust oodata meie vendluse igatsetud küsimusele. Nimelt, kuidas saaksime kõike uuendava ärkamise osaliseks. Vaimulik põuaperiood on kogudust kahjustanud põhiliselt juurdekasvu osas, kuid pühitsuslikult ei ole see nii tuntav. Kuid tahaksin kohe alguses juba ütelda, et ma ei kavatsegi asuda ärkamise küsimuse lahendamisele, sest see on mulle üle jõu käiv. Ometi ma tahan Peetruse kombel meelde tuletamisega virgutada, seda tegema, mida meie ilmtingimata ja vahetult tegema peame. Ja sellega ma lähtun eeldusest, et ka need mõtted ehk tuleksid täna ütelda. Meil tuleb ärkamiste hind välja maksta ja ka sel juhul, kui ärkamist ei anta. Ma kordan seda. Kas ärkamine tuleb või mitte, see ei või meie tegevust mitte ükskriips muuta. Meil tuleb ärkamiste hind välja maksta. Ja ainult sel viisil täidame meie oma osa selles maailmas. Ja nüüd sellele ma pisut tähelepanu ehk siis juhin. Meie oleme kuulnud
kõik ühte palju tallatud rada. Ja see on umbes järgmine, millega seotakse siis ärkamine. Ega Jumala juures pole viga, aga viga on meie juures. Kui meie ikka ise nii ja nii ja nii, siis Jumal naa ja teisiti. Ja nii jääb mulje, et meie oma käitumisega kirjutame Jumalale ette tema iga samm. Ja tal pole midagi teha. Selles on ometi tõde. Ja ongi ka tõde. Aga mitte kõik, vaid see on osaline. Ärkamise 3 mõjutegurit, sellest ma nüüd kõige esiteks sellele nagu tähelepanu juhiksin. Ja esimene ärkamiste mõjutegur ongi Jumal, see esimene, peamine ja kõik. Lubage mind lisaks lugeda Johannese evangeeliumist. 6:44 ja 65. Ükski ei või minu juurde tulla, kui ei tõmba teda Isa, kes mind on läkitanud. Ja mina äratan teda üles viimsel päeval. Ja salm 65. Ja ta ütles, seepärast olen ma teile ütelnud, et ükski ei või mu juurde tulla, kui temale seda ei ole antud minu Isast. Ärkamise esimene mõjutegur, nagu ütlesin, on siis Jumal. Ja kui kasutada Ralf Lutheri sõnu, siis on see, et Jumal lausa püstloodis sekkub inimese ellu. Meie kuulsime eile teistpidi mõte, aga olgu nii, see tugineb sellele sõnale, mis üle. Kui Jeesus ütles, keegi ei või tulla, ei saa tulla, siis oleks see küllaldav. Seega ka mitte pühad ei kutsu ärkamist esile. Ei oma palve ega püha eluga ega millegi muuga. Aga palve ja püha elu, sellest me hiljem, see kuulub selle hinna, see tuleb nii või teiste välja maksta. Teine ärkamise mõjutegur on kogudus, Jumala kogudus. On tõsiasi see, et maailm saab aidatud koguduse läbi. Ja see tegevus koguduse läbi, ka ärkamine siis muidugi, see on loomulik ja on reeglipärane pidev tegevus evangeeliumi ja püha vaimu läbi. Mul ei ole andmeid, aga ma julgeksin arvata seda, et suurem osa õndsaks saanuist on tulnud niimoodi usule. Mitte erilisi suurtes ärkamiste liikumistes, vaid selles reeglipärases koguduse töös ja tegevuses, kus siis evangeeliumil ja püha vaimul on aukoht. Kuid kogudus kui mõjutegur, see eeldab seda, et kogudus oleks vastavalt häälestatud, meelestatud. Ma tooksin paar pilti. See ei pruugi üldiselt mitte ühtegi kogudust puudutada, aga mõnevõrd mõne inimese suhtumist. Keegi vend jutustas, et tema ühele usuvõõrale inimesele palvelas istuda. Ja siis selgus see, et ei, ma istusin seal pool, et keegi tuli vabandas, et ma olen harjunud siin istuma. Ma tõusin ja istusin teise kohta, jälle tuli keegi küll viisakalt, aga ütles, ma olen harjunud siin istuma, vabandust, see on minu koht. Ja siis ta ütles, et mul jäi mulje, et siin on ostetud koht. Ei julge enam kusagile istuda. No nii.
see väike tühine lihtne asi. Aga nüüd kogudus, päästetud hing ja seal on ilma inimene. Ja nüüd see usklik tegeleb sellega, kuidas mina oma mugava osa siin kätte saaks. Kuidas mul kõige parem oleks. Kõik, et see ka hea asi küll. Aga mis saab patusest, võt see praegu tuleb päeva korral. Teine pilt on meile vanematele vendadele tuntud mees, kes on igavikus, Tartu auväärne vend Karl Mühlberg. Huvitav mõttekäik temast. Kui Võsul oli sündinud esimene tütar, vist oli see okupatsiooni ajal, Saksa okupatsiooni ajal, ja siis see vend, niisuguse habemega mees, hall, 70 sees siis, sest ta oli tugevasti üle 90, kui juba igavikku läks. Ta tuleb noore venna poole ja mis ta ütleb? Mina olen sinu lapse juures, mine sina koosolekule, sa oled noor mees, ehk jumal sind saab rohkem tarvitada. Ja kui mulle seda jutust, ma nagu ehmatasin, ma olin ka siis noor, sest vanameest või lapse hoida. Aga tema mõttekäik. Olen valmis loobuma, ehk Jumal saab sind teiste kasuks enam tarvitada. Ja see nüüd 2 sellist pisikest näidet. Aga kui kogudus on kui ärkamise mõjutegur ja kui Jumal tegutseb koguduse läbi, kus siis nagu öeldud on evangeeliumi ja pühapäeva aukohal, siis näete, kogudus vajab vastavalt missioonimeelselt, vastavalt häälestatud selliselt, et ta käituks nõnda, et seal võiks tõsi küll, ega see käitumine toob veel ärkamist esile. Aga see usuvõõras inimene, kes koosolekul, see oleks ehk siiski liigutatud saanud. Nii palju kogudusest kui ärkamise mõjutegurist. 3. mõjutegur on rahvas. Puhtal kujul rahvas, väljaspool kogudust siis. Ja nimelt rahvas ja tema kõlbeline olukord, tema kõlbeline tase. See kõlbeline tase selles mõttes, kas rahvas kuulub parandamise alla või kuulub kohtu alla, kumma alla kuulub. Seda teab ainuüksi muidugi Jumal. Seda ei saa inimesed otsustada. Pühad võiksid ehk ka aimata seda. Aga seda teab Jumal. Ja ka see on tõsiasi. Ma tooksin mõned kirjakohad siin. Ma loobun lugemast aja säästmise pärast, aga ma ütlen vabalt, sest teie ju kõik teate neid kirjakohti. Heesekeli 14:13, salmid 13, 14 ja 20. Seal on Jumal otsustanud Iisraelile teatud karistuse anda tema patuelu pärast. Ja Jumal ise prohveti läbi räägib nii siis ja ütleb, kui oleks Noa, Daniel ja Hiob, need 3 suurt Jumala vürsti, nemad karistust ei väldi. Karistus tuleb. On huvitav see. Või samal ajal, kui me võtame Heesekeli 22, 30 salm, ka seal oli tegemist karistuse saabumisega. Ja Jumal ütleb prohveti läbi, et ma otsin ainukest meest, kes oleks valmis rahva eest kostma. Ja kui see ainukese eestpalvetaja ma leian, karistus läheb mööda. Või kui meie võtame Jeremia 15, peatükk 15, salm 1, seal on öeldud nii, kui ka Mooses ja Samuel seisaksid selle rahva eest, ei saa, nad ei väldi karistust. On tõsiasi. Aga samuti Jeremia peatükk 7 ja salm 16 ütleb Jeremia enese kohta, ütleb Jumal lausa,
sina ära palu selle rahva eest, minu hing ei ole selle rahva poolt. Näete nüüd, Jumal ei laida palvetajaid, et te palve pole vägev olnud, pole küllalt pikk olnud ja palju muud nõnda edasi, ei mitte. Jumal ütleb, teie päästate ise oma hinged, on selge, selle õiguse läbi, mis teil on. Aga see karistus, mis on tulemas, seda teie palve ei väldi. Ja kui meie lisaksime siia kas või noaja veel, saame meie sama pildi. See ütleb see nüüd, neid võidakse ka ehk pisut teisipidi tõlgendada, aga faktid jäävad faktideks. Ja see ütleb meile täna seda, et ka pühade inimeste, ka nende sügavad palved, ka nende tõsised palved ei ole kõik. See tuleb niikuinii teha, aga nagu nägime, on teisi mõjutegureid. Kõik ei sõltu ka vägevate meeste ja naiste või koguduste palvest. Veel kord, sest on teisi mõjutegureid. Aga palve, see hind tuleb maksta. Nii palju nendest kolmest ärkamise mõjutegurist. Ja nüüd ma tuleksin ärkamise hinna juurde. See on Rooma kirja alusel, mis lugesin, kus Paulus ütleb, lõppemata kurbus ja valu oma vendade pärast. See Pauluse seismine, lõppemata kurbus ja valu, see oli hind, mille Paulus välja maksis, et ta rahvuskaaslased saaksid päästetud. Aga kust võtta sellist kurbust ja valu? Ma ei oska sellele ka nagu kõigele ammendatult vastata, aga mulle tundub nii, et Jumala kogudus ja tema üksikud liikmed saavad selle vastava häälestuse ja meelestuse, saavad ka selle kurbuse ja valu ainult Jumala osaduslikus läheduses. Jumala läheduses mõistetakse ja tunnetatakse paremini. Ja sellepärast teie elus on neid juhtumeid küll ka, kus on keegi eriliselt Jumala õnnistuse ja Jumala lähedusse saanud, sügavam hingede kahju ja valu on teda haaranud. Kuid mida ma siia ruttan juba juurde ütlema, meil uskligel mingi tuimus ükskõiksus ärkamiste suhtes, sellel ei tohi üks kriips maad olla. Ja teie teate küll juba vanad töötajad ka, kuidas ja mis teha, aga see hind ka selles osas maksta, nagu Paulus, lõppemata kurbus ja valu ärkamiste pärast. Ja Jumala lähedus annab selle, aga Jumala läheduses vabanetakse ka ballastist, mis võib-olla uskliudele tunduvad ka väga tähtsad asjad, mille ümber keerelda ja nendega tegeleda. Seal langeb see, mis on vähem tähtis ja jääb see, mis lausa eluks on vajalik inimestele. Seda nähekse Jumala läheduses. Ja Jumala läheduses nähekse ka seda, et meil peab aega olema Jumala jaoks. Kallid vennad, õed ka. Ja siin on ju Jumala riigi töölised. Vahest võib kujuneda nii, et meie uppume Jumala riigi töösse, teda on nii palju. Ja teda nii palju, et Jumala jaoks teps mitte aega ei jää. Ütle vai Jumala, et palun vabanda, minul sinuga ei ole aega õiendada. Minul on töö ja seda on tohutult palju. Vaata, Jumal on meie esimene vajadus. Ja kõik muu tegemus, kui ütlesid, meie vabaneme ballastist,
meie hakkame nägema, tunnetama, mõistma Jumala lähedusest teisiti. Ja meie hakkame ka seda mõistma, et Jumala ees põlvedel olles, see on teadmine. Ja sealt juhitakse meid kasulikult tegema, et me viljakamalt võime seda tööd teha. See on siis seoses selle lõppemata kurbuse ja valuga. Aga edasi kuulub ärkamise hinna juurde palve kui preesterlik eestkostmine. Seda Timoteuse kirja alusel, kes tahab, et kõik inimesed ansaks saaksid ja peab palveid tehtud. Ilmutuse raamatus lisatakse sellele 8. peatükis 3. salm veel, et anti pühade palvete jaoks palju suitsutusrohtu. Ja see oli vajalik. Mulle tundub, et kogudus ei õigusta täiesti oma eksisteerimise. Tal ei oleks nagu õigust ilma selle preesterliku palveteenistuseta. See hind tuleb välja maksta. Ja palvetada nii, nagu keegi tõi kunagi ühe sellise pildi, kujuta ette, et keegi inimene on surma mõistetud. Ja talle on aega antud veel 2 tundi. Ja nüüd sellest 2 tunnist sõltub, kui ta nüüd antakse ühe usklik inimese nii-öelda eestpalve alla, sellest 2 tunnist sõltub, kas otsus muutub või muuta on võimalik selle 2 tunni kestel. Kuidas meie palvetaksime, kui kellegi elu, tal on 2 tundi aega, sõltub meie palves. Kuidas me siis palvetaksime? Ma eeldan, et meie palve on siis pisut teistsugune. Kui sageli eestpalve sooviti kogudusele, kui on kogudus, see on ju adresseeritud kogudusele eestpalve soove. On kahju, kui kogudus ei suuda sellele kaasa elada. Või teine pildike, palve ei lähenda kõiki asju, aga palve juhib lahendusele. Üks mu tuttav noormees ilmapõlves jutustas, siis kui hobusega veel linna sõideti maalt, ta sõitis ühe talumehega ja kiusas seda talumeest siis nii heatahtlikult liiklusmärkidega, kui tuli jälle peremees, mis see märk tähendab. Ja seda naeris siis ja jutustas seda. Peremehel oli iga märgi kohta ühesugune seletus. Mis ta muud ikka tähendab, kui et ole ettevaatlik, sõidab tasa. Ja nii järgmine märk ja kõik nii ikka. Ja selle sama ütelusega oligi tema põhilise tõe tabanud ka. Ta märk, ettevaatlik. Kui palve ei ole kõigi asjade lahendus, aga palve juhib lahenduse juurde. Tema juhib lahenduse juurde. Ja ma kordan see, mis ma öelda olen tahtnud. Kogudus ilma selle preesterliku eestkostva palveteenistuseta, ma ei tea, ma ei leia nüüd järgmist sõna, aga see oleks kurb, kui see nii on. See on hind, mis tuleb välja maksta. Siis edasi kogu elu ja ohver, nagu Paulus ütleb seda Korintuse kirjas, et aga keegi saaks päästetud. Ja samuti see, et see nagu haaraks kõiki Jumala inimesi. Meie elu, meie ohver, selleks, milline see on, et võiks ärkamine tulla. Jeesus maksis lunahinna kogu inimkonna eest. Ja nad on faktiliselt lunastatud. Aga sulastel tuleb see hind välja maksta, et minna selle rõõmsa sõnumiga öelda, et sa oled lunastatud. See hind välja maksta nii-öelda inimeste kutsumise ja nendele kuulutamise hind, see tuleb sulastel välja maksta. Ja sulastel nõnda välja maksta, nagu siis Paulus ütleb, et kogu elu
ja ohver selleks, et see hind saaks lõplikult välja makstud, tõepoolest. Me teame, Jeesus tõi ise selle pildi, kui sulased läkitati, küll väga hea sõnumiga, võeti kinni, teotati, peksti ja surmati ka muist. Aga sulased maksid selle hinna ka. Kallid sulased, meil ei ole see võõras saada peksta või teotatud nii või teisiti, kui ma mõtlen küll peksmist otse füüsiliselt. Orjaal ütles parun igases eesti keeles, et tuleb talli juurde vitsad perra ja tuli siis sinna ja sai vitsad. See. Aga sellega oli ka sinuga lahendatud ka rohkem. Nüüd on teistmoodi pisut hiljem olnud. See ehk teine ehk kolmas inimene tahab vestelda ja nõnda edasi. Aga sulastel tuleb see hind ka välja maksta. Lulahind on makstud, aga kutsumise ja kuulutamise hind tuleb välja maksta. Siis veel üks, mis kuulub selle hinna juurde, mis on seoses ka palvega. Siin ma loeksin tingimata jälle Heesekili kirjast ühe salmi. See on 22. peatükk, salm 26. Tema preestrid on mu käsuõpetuse vägisi tühjaks teinud ja mu pühad paigad ära teotanud. Ei ole nemad vahet teinud püha ja selle vahel, mis ei ole püha. Ega teada andnud, mis vahe roojase ja puhta asja vahel on. Siin on nüüd otsene süüdistus preestritele. Ja ma kasutan ainult seda osa, et preestrite käest oodati seda, et nende käitumine, nende kogu elu, et sellest rahvas vaadates taipab, ahah, see on paha asi, see on hea asi, see on püha, see on roojane. Ja kui kasutada neid sõnu preestrite kohtagi, see oli hind, mida pidid preestrid välja maksma, et inimesed võiks näha seda, mida peetakse ja mis on püha ja mis mitte püha ei ole. Ja nüüd meil nagu ei oleks sellega tegemist, aga küll, kallid preestrid, uskmatus keskkonnas, ebapühas keskkonnas, patuses keskkonnas. Ma ei oska seda seletada, kuidas, aga kuidagi peab kätte paistma see, mis on püha ja mis ei ole püha. Ja kes maksab selle hinna? Kes näitab selle piiri? Kus nad seda näevad? Kuidas nad seda näevad? Ja kui me rakendame seda kogu oma elu ja käitumise ja kõige kohta, see on tingimata ka vajalik või kuulub selle ärkamiste hinna väljamaksmise kohta. Ja veel, kui meie maksame hinna välja, tõsi küll, meie palume ja ootame niisugust liikumist, mis ärataks suuri hulki uuele elule ja Kristuse tunnetusele. Aga ei ole vähem tähtis, et me palvetame kui ka selliseid otseseid liikumisi, et koguduses pidevalt, reeglipäraselt, loomulikult toimuks selline ärkamine ja Kristuse tunnetusele tulemine. On suured liikumised, mis haaravad masse ja mis mõjutavad kõiki, olgu teadust, olgu kunsti, olgu rahva avalikku arvamist ja nõnda edasi, nõnda edasi. See, mis kulgeb vaikselt koguduses, see ei pruugi nõnda üldiselt võib-olla mõjutada, aga tal on kindlasti ka oma nähtamatu mõju. See on kõik, mis mul on ärkamiste hinna kohta öeldud. Meenutame vaid veel kord Abrahami, tema palvevõitlust, meenutame Moosest, tema palvevõitlust, prohveteid, apostleid ja
liitugem sinna ka kaasa ja kogudus ja uskud, et me oleme valmis selle hinna välja maksma. Ja kordan ka juhul, kas ärkamist antakse või mitte. Meil tuleb see ilmtingimata välja maksta ja Jumal teeb see, mis tema meelest õige on. Ja lõpuks veel mõni sõna, iga tööpäev lõpeb. Kas isiklikult või üldiselt. Ja siis selgub ka see, kas on hind välja makstud või mitte. Kui uks sulgeb meie taga kogu maisusele ja on jäädavalt sulgenud, kui hea on siis olla teisel pool ust, selle teadmisega ma olen teinud, mis ma olen võinud. Ma olen selle hinna välja maksnud. See hinna väljamaksmine on ka suhteline, aga vastavalt mu võimetele, arusaamele, mõistmisele, tunnetusele, ma olen selle hinna välja maksnud. Ja kui me lahku, et meist jääb järele siia, siis vähemalt meie jäljed puhtad ja pühad. Et meil ei ole neid, keda meie vastaste nimekirjas oleme hoidnud. Ja siis töörõivad asendas tõesti pidurõivastega. Tule, sina hea ja ustav sulane. Lõpetan nende sõnadega, mis on ilmutuse raamatus. Nende pisarata kuivata, nende pisarata kuivata. Nende nutja silmadest pisarata kuivata. Sulaste tööpäev on lõppenud. Sulased on hinna välja maksnud. Sulaste silmist pühitakse pisarad. Oled sina nende hulgas, kui uks sinu taga sulgeb, et sa oled hinna maksnud, et inimesed võiksid õndsaks saada. Aamen.